Tere õhtust! Siis jätkame edasi presidendikampaania ja nagu ma rääkisin eelmises kohtumises, et ma võtsin enda peale selline õigus võrrelda poliitika ja meie tervisesüsteemi, sest mul on lihtsam kasutada need teadmised, mis ma oma elu jooksul saanud ja seda tuua sulle, et võrrelda, kuidas suuremas perspektiivis ja väiksemas seda saab omavahel ühendada. Ja miks mul on selline õigus, et rohkem kui 10 aastat ma töötasin poliitikas, kõrgemates ametites. Ma töötasin rahvusvahelistes firmades ja kogu aeg mul oli huvitav uurida tervise kohta, psühholoogia ja hakkasin võtma juurde endale teadmised selle kohta, aga kuidagi tol ajal poliitika ja äri mul oli palju põnevam kui tervis. Nüüd kõik on muutunud, ma saanud üks haridus juurde selleks, et tegeleda tervisega ja siiamaani mul on minu hobi kasvas suureks ja see on täna minu üks professionaalsete viisidest, mis ma iga päev teen. Minu nimi on Natalja ja täna me jätkame uurida, mis tähendab meie tervisesüsteemid ja millest see koosneb. Ja paralleelselt ma toon võrdlused need mõlemad süsteemid, mis on meie tervisega puudutab ja teine süsteem, mis on riik ehitanud. Eeter tuleb raske, ole selleks valmis. Raske selles mõttes, et palju info, aga ma proovin võimalikult palju teha inimeste keeles, mitte gaasi keeles, et oleks arusaadav. Ja nagu Eesti riigis on 12 ministeeriumid, täpselt meie tervises on 12 tervisesüsteemid. Ja kui meie võrdleme neid, siis me näeme, et õnnel või edukas juhtimine palju sõltub sellest, kui hästi kõik organiseeritud, aga kõik tuleb pealt, et sa tead, kala hakkab haisema või hakkab pahaks minema peast. Täpselt riik või meie tervis sõltub riigi tulevik sõltub sellest, kes juhib seda riigi ja meie tervis sõltub sellest, mis on meil peas ja kuidas meie hoolitseme enda eest. Ja eelmine kord me alustasime, oli esimene teema, esimene süsteem, me rääkisime närvisüsteemist. Täna me räägime mitte närvisüsteemist, me räägime endokriinsüsteemist ja selle süsteemi tugevdamisest. Ja meie eetri lõpus ma jagan sinuga kõige lihtsamad ja kõige efektiivsemad viisid, kuidas sa saad juhtida ja tugevdada oma endokriinsüsteemi nii, et sul oleks kerge ja hea ja mõnus elada omas kehas, omas riigis. Ja ma tõestan sulle, et sina oled kõige parem president ja sina juhid kõige ilusama riiki, kõige tervema riiki, sinu keha. Ja kui sinu kehas ja sinu tervisega on kõik hästi, siis sinu elu muutub ka kvaliteetsemaks. Et näiteks, kui sul ei ole hea tervis, ei ole hea tuju, ei ole kuidagi, ei õnnestu palju asjad, siis kõik otsused või sinu reaktsioonid ja otsused, nad väga palju kajastuvad sellest, mis sisemine tunne on. Kui sul on kõik hästi ja sa tunned ennast hästi ja sul kuidagi kõik klapib ja elu täitsa lill,
siis sinu reaktsioonid sellele, mis elu toob sulle väljaspoolt, sinu reaktsioonid ja sinu käitumised ja sinu otsused on hoopis teistsugused. Ja kui me saame juhtida oma keha, oma tervis, siis sa saad juhtida riiki ka, et kui sa oled suuteline juhtida oma elu, siis elu ja tervis, siis sa oled suuteline juhtida terve riiki. Ja sellepärast ma rääkisin, et ma tõestan, et sina oled kõige parem president oma riigile, oma kehale. Kui meist oleks sõltuv see, mis või kui sinust sõltub valimiste tulemused, siis sind ja mind keegi pole lubanud minna ja hääletada. Aga on mõistlik tegeleda ja on mõistlik juhtida seda protsessi, kui ainult sinul on kogu võim. Ja see on sinu keha, see on sinu mõistus, see on sinu elu. Ja sellepärast ma kasutan mõlemad süsteemid, riigisüsteem ja sinu tervise, minu tervisesüsteem, selleks, et neid võrrelda ja näidata, tuua seda, kuidas sa saad oma elu juhtida, oma tervise juhtida. Ja kui sul on sellised teadmised, siis sa saad mõjutada nii palju, et saada selline tulemus, mida sa tahad. Ja nagu ma lubasin, et selle kohtumise lõpus ma jagan sinuga kõige lihtsamad ja kõige efektiivsemad viisid, kuidas sa saad tugevdada oma endokriinsüsteemi ja mõjutada süsteemi peale. Nagu sa tead, et minu lähenemine on holistiline, et nagu võtta nagu sind tervikuna, mitte ainult see jalg või selg valutab, siis tegelen sellega. Ei, ma vaatan edasi, mis allikas on, mis selle valuallikas on, miks see juhtus ja meie uurime, et ennem meie seanssi nagu need, kes on käinud, nad teavad, et ennem seanssi me räägime ja siis ma hakkan tööle, sest nii on mõistlikum ja nii on efektiivsem, et kui me töötame mitte ainult meie kehaga, aga meie nagu tervikuna, meie kogu süsteemiga, sest massaažist väga palju mõju läheb meie kogu 12 süsteemile, et tänu massaažile sina saad palju rohkem iseendale aidata ja tugevdada oma immuunsüsteemi ja kõik süsteemid, mis sul on, sina saad tugevdada ja endale teha hingele ja kehale pai. Tahtsin ka veel meelde tuletada, et vaata, kui võrrelda jälle, et ma kogu aeg võrdlen need kaks süsteemid, riigisüsteem ja meie tervisesüsteem. Eesti riigis on 12 ministeeriumit, meie tervises on ka 12 tervisesüsteemi ja kui võrrelda neid ja võrrelda otsused ja nende tulemused, siis sa näed pikemas perspektiivis, kuidas see toimib. Vaata, kui on suur riik, tugev valitsus, tugev presidenti mõju, tugev parlamenti mõju, kui kogu riik on tugev, siis see riik, ta teeb otsused ja oma käitumised nii, et tugevdada need osad, mis on tugevad, et olla oma riigis ja olla rahvusvaheliste territooriumil nagu tugev riik, kellega on hea teha koostöö, investeeringud ja teha koostöö ja investeeringud. Kui võrrelda seda tervisesüsteemiga, et vaata, kui on üks kogu süsteemidest ei tööta, siis hakkab lonkama kogu keha, kogu süsteem. Ja kui me võtame näiteks väike ja ebastabiilne riik, kui tuleb mingi kriis või kriisiohud, mida see väike riik teeb, ja see ei tähenda, et väike oma suuruste pärast, aga oma
valitsuse pärast, oma juhtimise pärast väike siin. Mida see riik teeb? Ta krapib võimalikult rohkem oma rahvast, teeb väiksemaks väljamaksud, lastetoetuse väljamaksud, pensioni väljamaksud, ta hakkab mõjutada väike- ja keskmise ettevõtetele ja sellest riik hakkab veel nõrgemaks muutuda, et ta ei saa edasi jätkata, sest on ära lõigatud need kanalid, mis toovad hea tuleviku sellele riigile. Ja kui niimoodi vaadata, et tegelikult riik ei hoolitse oma rahva eest, kui ta lõikab kõige nõrgemad, siis see on juba sisse kodeeritud, et hea perspektiivi ei ole. Aga me võime mõjutada ainult seal, kus meie oleme ise võimsad, kus meie ainult suudame mõjutada kogu tulemustele, sest ainult meist sõltub tegevused ja järeldused. Ja kui me vaatame meie tervisesüsteemi, näiteks alkohoolik, ta joob, ta rikub mitte kogu korraga kõik süsteemid kõigepealt. Maks läheb raisku, aga selle eest maksab kogu keha ja kogu eluviis ja elukvaliteet. Täpselt sama tervisega ja riigiga, et kui kuskil on nõrk koht ja see nõrkus tugevdatakse, siis kogu süsteem hakkab lonkama. Ja lähme edasi, et kuna täna räägime endokriinsüsteemist, räägime meie enesetujust, ma arvan, et hea alustada sellest, mis on see endokriinsüsteem. Ja kui rääkida mitte kassikeeles, aga lihtsamas keeles, endokriinsüsteem, see on nagu dirigent, meie kogu keha dirigent, kus ta mõjutab, kuidas kõik hakkab nagu areneda meie kehas. Või teine variant, kuidas saab ka veel võrrelda, et see on nagu postiljoonide süsteem, kus postiljoonid, hormoonid hakkavad iga keha osale saada need sõnumid, mis nad peavad saama ja nad teavad, kui palju nad peavad produtseerida hormoonid, millised hormoonid ja mis eesmärgiga. Ja kui hormoonid, nad jooksevad laiali läbi keha ja saadavad need kirjad, siis vastavalt sellele meie keha töötab. Ma panin endale kirja, et mitte midagi tähtsamat unustada. Need põhilised funktsioonid, mille eest vastutab endokriinsüsteem ja esimesel kohal muidugi see on meie hormoonsüsteem, sest hormoonsüsteem, hormonaalne süsteem meie kehas sõltub sellest, kui hästi meie elame, kui hästi meie magame ja kui räägime ainult funktsioonidest, see on esimene, see on hormonaalne tasakaal, hormonaalne süsteem, siis on see meie reproduktiivne süsteem ka, siis meie immuunsüsteem ja meie kasvamine ja areng, meie keha kasvamine ja areng, meie tuju, meie emotsioonid, meie uni ja energia meie kehas, meie elus, kuidas meie tunneme ennast ja ka muidugi jõud, et kui palju jõudu sul on, kui palju sa jaksad teha. Ja kui need süsteemid kõik omavahel seotud ja see mõjutab meie enesetujule, meie elule, elukvaliteedile, siis miks mitte võtta juhtimine enda kätte ja mõjutada, kuidas ma tahan täna ennast tunda ja programmeerida ennast nii, et olla õnnelik, terve inimene. Ja millised on sellised kõige tugevamad signaalid sellest, et minu endokriinsüsteem läheb kuidagi lonkama ja mis on need ohumärgid.
kõigepealt see on meie enesetunne ja meie emotsioonid, et kui nad on paigast ära, siis tuleb ka vaadata, et mitte maailm on süüdi, et kõik on valesti läheb, aga midagi on minu sees läheb viltu ja mina ei saa nagu õigesti reageerida olukordadele, mis tulevad minu elu. Et jah, võib-olla igasugune olukord maailmas ja situatsioonid, mis tulevad sinu ellu, aga kõige tähtsam, kuidas sina reageerid selle peale ja kui sa reageerid väga emotsionaalselt, see ei ole terve juhtimine, oma keha juhtimine. Ehk see tähendab, et meil on midagi nagu paigast ära ja see tähendab, et tuleb pöörata tähelepanu ja siis, kui iseendale ei saa aidata, ei saa reguleerida oma uni, ei saa reguleerida oma toitumine, siis tuleb pöörduda spetsialisti juurde, et saaksid koos spetsialistiga reguleerida oma tervis ja oma enesetuju. Nii, punkt number 1, see on meie tuju, kui paigast ära näitab. Teine on selline nagu krooniline väsimus, et kogu aeg ei ole vahet, kui kaua sa puhanud, kui kaua sa maganud, hommik või õhtu, aga kui sa tunned ennast väsinuna, siis tähendab, et tuleb pöörata, mis sinu endokriinsüsteemiga toimub. Kolmas punkt on meie kaal, et kui kaal hakkab nagu hüppama, kas või liiga palju juurde võtnud või läheb kaal allapoole, see tähendab, et ja ei ole mingit nagu põhilist nagu selleks põhjust, siis tuleb ka vaadata, mis on sinu endokriinsüsteemis toimub. Siis kui juuksed, sa kaotad juuksed ja kui on küüned on väga nõrgad ja sellised kogu aeg nagu lähevad katki, see on ka võib mõjutada sellest, et endokriinsüsteemiga midagi valesti. Nagu ma rääkisin, et millised on funktsioonid meie endokriinsüsteemis, täpselt sama endokriinsüsteemis on see reproduktiivne funktsioon ja kui midagi paigast ära, siis tähendab, et naistel see tsükkel võib olla ebastabiilne ja meestel see võib olla meeste jõud ka kuidagi segaduses, millega tuleb arvestada ja kohe ette võtta, et iseendale saad aidata. Siis kui tuleb selline kogu aeg tunne, et sa oled näljane või sa tahad juua kogu aeg ja ei saa iseennast sellega rahuldada, et kogu aeg tahaks süüa, siis see on ka selline märk, et endokriinsüsteem juba vajab sinu tähelepanu. Ja viimane punkt, aga ei ole viimane prioriteetides, see on meie uni, et kui uni on rikutud ja ei ole stabiilne, ei saa jääda magama, ei saa hästi puhata, ei saa välja magada, et see on ka kõik räägib sellest, et endokriinsüsteemis on midagi paigast ära. Et tuleb pöörata tähelepanu ja tegeleda oma tervisega. Nii, sellest ma lõpetasin rääkida, mis on funktsioonid ja kuidas need ohumärgid leida. Aga kui meil on sellised teadmised, et mis edasi, kuidas edasi saab elada nende teadmistega, et alati on huvitav, kuidas sina saad juhtida ja ma tegin ka endale selline nimekiri. Viimane punkt on mul, ma kahtlesin, et kas panen seda juurde või mitte, aga ma mõtlesin, et kuna ma räägin täiskasvanute inimestega, siis ma võin kõigest rääkida sinuga. Nii, lendame edasi. Kuidas saab iseendale aidata ja kuidas endokriinsüsteem tugevdada? Punkt number 1 on toitumine. Sa tead, et väga palju sõltub sellest, mis meil on taldriku peal ja mis sa paned suhu. Sellest väga palju sõltub ja kui sa vaatad oma taldriku, vaata, kas seal on piisavalt toidud, mis sisaldavad jood ja peaks olema ka toidud, mis sisaldavad vitamiini D ja B ja omega 3. Need on
kõige põhilised ained, mida peaks oma taldrikule lisada selleks, et balanssi, endokriinsüsteemi balanssi hoida nagu õigel tasemel. Sest keha võtab nii palju, kui palju on vaja ja kui sul on juba need ohumärgid on ees ja sa näed, et midagi nendest on tulnud sinu nimekiri, et mul on olemas midagi neist, mõistlik oleks pöörduda arsti juurde, spetsialisti juurde, teha analüüsid, uuringud ja teadlikult ennast iseendale aidata läbi, võib-olla vitamiinid võtta juurde või läbi toidu, et juba spetsialist saab sulle rohkem rääkida, kuidas sa saad iseendale teha kõige parimad. Järgmine punkt, kuidas saab tugevdada oma endokriinsüsteem, on füüsiline aktiivsus ja füüsiline aktiivsus mitte ainult spordi tegemine ja või see võib olla jooga, see võib olla jõusaal, et vali välja endale nagu oma lemmikud viisid, kuidas sa saad füüsilises vormis olla ja toetada iseennast, aga kindlasti massaaž on siin ka hulgas, sest jah, tundub, et nagu selline passiivne füüsiline aktiivsus, aga tegelikult kui sina teed või võtad vastu massaaži, jah, sa puhkad ja paljud inimesed mul jäävad magama laua peal, aga tegelikult see on väga tugev ja hea aktiivsus sinu lihastele, sinu hormonaalsüsteemile ja väga palju süsteemid, põhimõtteliselt kõik 12 süsteemid ka osalevad selles, et ja saavad kasu endale, kui sina saad massaaži. Punkt 3, kuidas tugevdada oma endokriinsüsteemi, on suhkur või õigemini öelda suhkruvaba elu. Sellest on palju räägitud ja suhkrust võib öelda nii, et et me võime vaadata, kui palju me paneme endale suhkrut, ma ei tea, teetassi sisse või pudru või kohvitassi sisse, aga ka suhkur on ka peidetud paljudes toidudes, sellest sa tead, aga ma uuesti pööran sinu tähelepanu ja kui suhkurt vähendada, see mõjutab ka lümfisüsteemile ja palju meie kehasüsteemidele, et ta ei pidurda kõik protsessid, mis peaksid toimuma meie kehas. Punkt number 4, see on meie stressi juhtimine ja see on hästi põnev punkt, sest siin peaksid olema mõned oskused, kuidas oma stressi juhtida, aga kõige lihtsam, nagu ma lubasin, et mulle meeldivad lihtsad ja efektiivsed viisid, kuidas saad iseendale aidata. Stressi juhtimine saab teha läbi kontrastduši. Mis see tähendab, et kui keha saab stressi sellest, et on kontrastduš, oli soe ja siis on järsku külm vesi, sellest meie keha saab stressihormoonid. Ja kui meie keha saab stressihormoonid, aga sinul jätkub ikkagi hea tuju, hea meel, hea enesetunne, siis meie alateadvus ja meie aju saavad teada, et okei, see inimene ei ole ohtlik iseendale ja kui juhtub mingisugune stressitav olukord, siis sinu alateadvus ja sinu aju teavad, et kui stress, sa ei jätki adekvaatselt reageerida, sa ei pea nagu välja või sisse lülitada selline ellujäämise režiimi, et sa pead kuidagi ellu jääda. Ja see tähendab, et sinu keha õpib, et kui juhtub mingi stress või ebatavaline olukord, milleks sa ei ole valmis, sina saad hakkama ja selline alateadvus, kui sa tead, et ei ole vahet, mis sinu elus toimub, aga sina saad hakkama, see ongi selline hea stressi juhtimine ja see aitab väga hästi endokriinsüsteemile, sest sina oled oma elu õnnesepp. Järgmine punkt on hea uni ja hea uni on sellest, et sa saad
ise reguleerida, kuidas sa magad, on sellest palju kirjutatud, on sellest palju räägitud ja sina oled ise piisavalt tark, et saad oma seminarid teha selle kohta. Aga ma tuletan sulle meelde, et hea unija, kui ta on distsiplineeritud sinu elus, siis sa saad aidata oma ajule, oma nervisüsteemile, oma endokriinsüsteemile töötada korralikult ja hästi õigesti. Selleks on vaja lihtsalt õigel ajal minna magama, samal ajal iga päev ja samal ajal ärkata üles hommikul. Siis selle süsteemiga, selle distsipliiniga sa saad lihtsalt tugevdada ja anda oma kehale ja alateadvusele selline nagu põhitunne, et mul on kõik hästi, mul on kõik stabiilne, mul on kõik kontrolli all. Ja samal ajal, kui sa magad hästi öösel, siis sa saad anda võimalus oma ajule panna kõik nagu oma riiulitesse kogu terve päeva jooksul saadud info, et ta hakkab nagu oma tööd teha sinu aju, endokriinsüsteem teeb oma tööd, sealhulgas ka hormonaalne süsteem, kui õigel ajal hakkavad iga hormoon õigel ajal töötada. Ja siis regulaarsed uuringud, kui sul on juba 30-35, siis sa saad juba regulaarselt teha analüüsid ja teha uuringud, et jälgida oma tervis. Ja see ei tähenda, et tuleb oodata, millal sa hakkad haigeks jääma, aga piisavalt sellest, et sa teed regulaarselt kord või 2 korda sõltuvalt sinu tervisest ja eesmärkidest, aga autoriteetsed spetsialistid räägivad, et 1-2 korda aastas tuleb teha need uuringud ja vastavalt selle reguleerida juba, kui palju tuleb vitamiini võtta, kas on üldse vaja või ei ole vaja, mida saab teha veel, et tugevdada oma tervis ja oma immuunsüsteem. Ja aroomimassaaž, ma võtsin seda punkti eraldi, sest jah, need, kes on käinud minu juurde, nad juba teavad, et iga seanss ka koosneb sellest, et eterlikud õlid meil tulevad appi ja iga seanssil mitte mina, mitte sina, vaid ainult sinu nina valib need õlid, ja need lõhnad, mis sul on vaja, sest sinu keha läbi nina, sest see on kõige lühim tee ajuni, sinu nina hakkab valida täpselt neid õlid, lõhnasid, mis sul on vaja enda jaoks enese reguleerimiseks, oma süsteemide reguleerimiseks, mis sul on vaja kohe ja nüüd. Ja meie töötame nende õlidega kogu seansi jooksul, sinu keha saad need õlid ja aroomimassaaž, ta mitte ainult lõdvestav, aga ta on ka tervendav, sellepärast ma panin täiesti eraldi see massaaž, et nagu eneseabi, kuidas sa saad iseendale aidata. Ja viimane punkt, mis ma kahtlesin, et kas panen täna meie eetrisse või ei pane, aga ikkagi otsustasin, et okei, olgu, oleme täiskasvanud inimesed ja võime kõikidest asjadest või kõige teemadest rääkida ja endokriinsüsteem, meie hormonaalne süsteem, see on üks nagu põhilistest osadest, sõltub ka sellest, mis on meie eluviis. Ja 8. punkt, kuidas saab toetada oma endokriinsüsteem, on romantika. Et ma, kui uurisin, sa tead, et mind huvitavad erinevad teemad ja meie intiimeluga või minu intiimeluga ja selles suunas ka erinevad teadmised ja praktikad, siis ma mõtlesin, et ma toon seda teema ka siia. Ja kui ma hakkasin kirja panema need hormoonid, mis osalevad
seksi ajal ja mis osalevad massaaži ajal, siis väga palju neist kattuvad, et samad hormoonid, mis on seksi ajal, produtseerib meie keha, samad hormoonid on ka tulevad massaaži jooksul. Ja kui me vaatame, ma loen sulle ette, mul on spiker nagu alati olemas, ja kui ma loen sulle, et hästi põnev ja järeldused sa saad ise teha, mis ja millised viisid sa saad enda jaoks valida ja kuidas sa saad tugevdada oma endokriinsüsteemi. Nii, vaatame siis need hormoonid. Oksütotsin, endorfiinid, dopamiin, serotoniin. Need on need hormoonid, mis kattuvad, mis meie keha produtseerib seksi ajal ja massaaži ajal. Aga massaaži ajal ka veel kaks liisahormoonid tulevad ka ette. See on kortisol ja melatoniin. Nagu sa tead, mis tähendavad need hormoonid ja kui sa saad lubada endale hoolitseda enda eest ja valida endale kogu sellest nimekirjas, mis ma olen sulle rääkinud, kuidas sa saad tugevdada kõige lihtsamad viisid. Vali kas või 3 neist ja tee seda regulaarselt. Siis sa näed juba tulemused hästi ruttu, et tulemused tulevad sellest, kui sa teed baby steps, et sellised väiksed sammud, aga distsiplineeritud järjepidevalt, siis see koguneb ja kogunemisega tuleb tulemus. Ja nagu sa teed, et ma töötan tarkade, terve ja õnneliku inimestega ja minu kliendid ainult sellised. Ja mul on hea meel, et minu ellu tulevad sellised inimesed, et iga ühe kliendi pärast ma olen väga uhke. Ja mõned kohtumised meil tulevad sellised nagu õppetunnid, mitte et teraapia mitte neile, aga mulle tuleb. Ja see on hästi põnev ja mul on väga ägedad kliendid ja ise enda üle uhke, sest selliste inimestega ma saan kohtuda. Ja nagu sa tead, kuna ma töötan ainult tarkade, õnneliku ja tervede inimestega ja sa tead, et iga eduka mehe taga on tark naine ja iga eduka riigi ja presidendi taga on tugev meeskond professionaalidest, siis sina saad olla täpselt seda president, kes juhib oma riigi, oma keha nii targalt, et sa oled eeskuju, kuidas saab õnnelikult elada, kuidas saab tervena olla, kuidas saab juhtida oma riigi nii, et kõigi tahavad investeerida, kõigi tahavad sinuga suhelda, kõigi tahavad sinuga teha koostööd kui presidendiga, kui täpselt sama nagu inimesega. Ja kui sina oled suuteline juhtida oma elu, oma tervis, siis sina kindlasti saad juhtida kõigega, mida sa tahad. Vaata, oled sa näinud kunagi, et ilma terviseta haiget innetu presidentid on riigis. Ma ei ole näinud. Ja sellest sinu tervisest, sinu enese distsiplineerimisest väga palju sõltub seda, kuidas ja mida sa teed oma eluga ja kuidas sa oled. Ja kui sa oled suuteline ennast juhtida, siis sa saad hakkama kõigega. Ja järgmine kohtumine meil tuleb esmaspäeval, nagu ma lubasin, et iga esmaspäev ja neljapäev meil on kohtumised ja meie vaatame kõik 12 tervisesüsteemid. Meil tuleb 3. järgmine süsteem, see on meie veresoonte süsteem, jah. Ja see tuleb esmaspäeval, arvatavasti kell 9, üks päev enne ma saadan info, vaata storiesis ja sa näed, mis ajal me kohtume esmaspäeval ja ole õigel ajal kohal. Aitäh, et sa liitusid täna minuga. Kohtumiseni!